Miks siis on tarvis Lasva vallavalitsus ja raamatukogu uude kohta Lasva praegusesse rahvamajja ümber kolida? Tegelikkuses on tegemist hästi pikaajalise plaaniga, et meil 5 aastat tagasi juba see plaan tekkis, aga siis oli olulisem lasteaiale leida kohad, et sellised normaalsed rühmaruumid ja siis oli lasteaed meil siin rahvamaja tiivas, mis oli tühi tollel hetkel. Aga nüüd, kui on uus lasteaiahoone valmis, et siis on lasteaed kolinud loomulikult oma majja ja nüüd on need ruumid tühjad ja need väga hästi sobivad nii raamatukogule kui vallavalitsusele. Me mahume siia ilusti ära ja nüüd tuleme meie sellesse rahvamaja majja. Ja sellega, seal on 2 põhjust tegelikult. Esiteks on see, et vallavalitsus ja raamatukogu sobivad siia palju paremini, sest ta on keskuses, ta on sellises kohas, kus on parkla olemas, kus on hea käia, ta ei ole nurga taga, et ta on hästi mugav asukohalt. Ja teine, praegune vallamaja on meil tööstuspiirkonnas sisuliselt, et ühelt poolt garaažid, teiselt poolt puiduettevõte. Ja teine põhjus on see, et kui loogiline, et kui saab uus maja valmis, lasteaia maja, mida varesemalt ei olnud, siis see tähendab ju eelarves kohe uut kulurida, terve maja oma kuludega, kindlustused, kütted, kõik. Ja nüüd, kui me siia kolime, siis me vabaneme samaaegselt jällegi ühest majast koos tema kuludega. Ehk siis sisuliselt peaks see tähendama seda, et eelarves oleme me täpselt samas seisus, 1 maja tuli juurde, 1 maja läks maha. Ja teades, et lasteaiahoone on meil ligi 0 energia maja, siis on küll lasteaiamajal seal 1200-1300 ruutu pinda ja praegusel vallamajal on seal 600-700 ruutu, aga me eeldame ja nüüd ka päris võime kindlad olla, et need kulud on sisuliselt üks-ühele. Et vabaneme täpselt samast kuluobjektist nagu juurde tuleb. Aga vallavanema kabinet, siis see on. See on vallavanema kabinet? Jah, et kuna meil koosolekuruumi eraldi ei ole, siis kõige suurem ruum, mis siin oli, tuli vallavanema kabinetiks võtta, sest see on ainukene, kelle tööd võib-olla kõige vähem segab see, kui ka koosolekuid peetakse siin. Ütleme niimoodi, et siis mina pean nüüd kas siis välja minema või olen ka koosolekul osaline, et sõltub ja arvatavasti ka volikogu istungid, kui need on sellised mitte teada olevalt, et nüüd palju rahvast on sinna oodata, et siis on nad siin ja komisjonid, aga loomulikult meie eelis on see, et me oleme rahvamajaga samas majas ja meie rahvamaja suur saal on ju ja kuna meil volikogu toimub reeglina hommikuti, siis rahvamaja saal on hommikuti vaba reeglina. Nii et ei sega teineteist ja on seal võimalik neid suuremaid koosolekuid pidada. Mis vanast vallamajast saab? Vanast vallamajast, kusjuures seda küsimust esitatakse kõige rohkem, mis vanast vallamajast saab, aga praegu head plaani ei ole. Julgen öelda, et strateegiliselt ei ole vallale mitte oluline, et sellest majast nüüd kuidagi müügiga või rendiga tulu teenida suurelt, vaid strateegiliselt on oluline, et see maja leiaks endale hea kasutusotstarbe ja ma võin lihtsalt oletada või ütleme niimoodi, et üks ettepanek, mida kindlasti kavatsen teha volikogul on see, et kui see hoone tõesti tühjaks jääb, täna jääb sinna vallal arhiiviruumi meil ei ole kuskile praegu kolida ja see on natuke keeruline, aga kui ta päris tühjaks jääb ühel hetkel, siis kindlasti kavatsen teha ettepanekut, et ta mitte nii palju selle teha enampakkumist või vähempakkumist hinna osas kui idee osas. Et see sama variant, et 0 või 1 euro kanda, aga kohustused kaasa, et peab kasutusele võtma selle aja jooksul, et tema ei hakkaks lagunema, et temast ei saaks tondilossi, et see on eesmärk number 1. Aga head ideed, mida sinna teha, vallal kindlasti seda hoonet tänasel hetkel vaja ei ole, et see võiks olla mingi erategija või keegi teine, kes võiks selle hoone endale saada. Hirm olnud, et kas nüüd vald plaanib sinna pagulasi võtta, siis selle peale ütlen, et esiteks see ei ole mõistlik. Ja selles mõttes, et ei ole mõistlik, sinna ei saa nii häid elulistingimusi elus teha, et see üldse kellelegi sobiks. See vallal oli küll, on läbi käinud mõte, et seda võib-olla teha sotsiaalmajaks. Aga mis selle maja eripära on ja miks seda ei tasu teha, on see, et tema kulud, küttekulud ja kõik ta on tegelikult pikka aega remontimata, sest vald plaanis juba seda kolimist aastaid, ei ole remonditud midagi, soojapidavus on kehv, küttekulud suured, sellepärast ta lihtsalt ei ole mõistlik selle jaoks kasutada.
jääb see nüüd viimaseks kohaks, kuhu Lasva vallavalitsus kolib, et haldusreform on varsti tulemas, et võib-olla mõne aasta pärast Lasva vallavalitsust kui sellist enam üldse pole. Hea küsimus selle kohta, et palun järgmine küsimus, et mitte keegi täna, mis siis, et tulevad signaalid ühelt ja teiselt, tehakse pressiteateid ühelt ministeeriumit nii edasi signaali anda. Aga seni kuni pole see seadusesse kirjutatud ja kehtestatud ja meile kõigile üheselt nagu paika pandud, seni pole mitte mingit raamistikku, millest lähtuda. Ehk siis täna tegelikult ma ütleks, et meil pole isegi põhjust kellegiga läbirääkimisi pidada, sest me ei tea ju kriteeriumi, mis kehtestatakse, on see 5000, 3500, veel midagi juurde, et kellega me läbi räägime niisama. Et sellepärast, aga juhul, kui haldusreform tuleb, siis sellega poolest ei suuda ennustada, et kas siis jääb siia vallamaja või mis kujul või kuhu, et absoluutselt tume maa, ja selle selguse on lubanud riik omalt poolt luua järgmise aasta jaanipäeva paiku, ehk siis peaks see seadus saama seaduseks ja siis on kriteeriumid paigas ja siis kindlasti on meie hetk anda kindel signaal, et mis on plaanid meil selle liitumiste osas, et kas siis jõuame vabatahtlikult või sunniviisiliselt, aga no ma ei usu, et Lasva päris nüüd ilma ühegi sellise teeninduspunktita jääb. Aga mis siin majas kindlasti säilib, on rahvamaja, raamatukogu. Ma eeldan, et olgu see vald milline tahes mõistlikud allasutused ja mõistlikud objektid jäävad alles.